alustame SG Reporteri 27. saatega. Sel õppeaastal kuulutati stiilinädal avatuks 12. veebruaril. Esmaspäeva stiiliks oli sport, teisipäeval lumi, kolmapäeval oli sõbrapäev, neljapäeval riietuti Eesti 100. sünnipäeva auks ja reedel tuldi kooli oma lemmiktegelasena. Sõbrapäeval sai sõbrapilte teha, sõpru raadio kaudu tervitada ning mängida. 13. veebruaril sammusid algklassi õpilased Sindi laululavale. Seal toimusid erinevad võistlused, mida korraldasid Sindi noortevolikogu algatusgrupi liikmed. Võisteldi saapa viskamise, pikima ja lühima liu laskmises ning kada ajamises. Peale väsitavaid jõukatsumusi tuldi tagasi kooli, kus sai sooja teed ja vastlakukleid. Eesti 100. sünnipäeva puhul toimus 23. veebruaril seltsimajas pidulik kontsertaktus pealkirjaga Ema käed on kui sünnimaa. Päev hiljem võttis aset traditsiooniline lipuheiskamine Sindi Raekoja platsil. Seal võtsid sõna Tori vallavanem Lauri Luur ja major Mehis Born. Edasi mindi rongkäiguga Sindi gümnaasiumi aulasse, kontserdi ning kuuma teed nautima. Lõpetati ühiselt isamaaliste laulude laulmisega. Meie omalt poolt soovime Eestile ilusat vabariigi 100. aastapäeva. Kas ema süüdän tunned sa, nii hel, nii kindel muutmata, ta sinu rõõmust rõõmu näeb, su õnnetusest osa saab, ta sinu rõõmust rõõmu näeb, su õnnetusest osa saab. Kui inimeste liikuvat augitust sõprust tunda saad, kui kõik sind põlgvad vihkavad, kui usk ja rõõmsust langevad, kui kõik sind põlgvad vihkavad, kui usk ja rõõmsust langevad. Eestlane olen ja eestlaseks jääb, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabad maisa moodi. Ja just nõnda vabad maisa moodi. EV100 projekti raames Noor loo too kunstraamatukokku toimus 13. veebruaril Sindi linna raamatukogus meie kooli 11. klassi õpilase Egon Gentaleni esimene personaalnäitus. Näitust korraldasid raamatukogu direktor Ene Michelis ja meie kooli kunstiõpetaja Maia Agar. Egonile hakkas joonistamine huvi pakkuma juba lapsepõlves. Ta on 4 aastat õppinud Paikuse huvikoolis. Egon on ise öelnud, et talle meeldib inimesi joonistada, sest inimeses peitub nii palju. Oma piltides olen ma tahtnud välja tuua teema, mis on meis peidus. Probleemid, mida läbi elame ja sageli rääkimata jätame. Tema töödes on palju sügavat tähendust, mida ta väljendab sümbolitega. Näitusel on esitatud 16 tööd. Tema loomingut saab raamatukogus nautida kuni 12. aprillini. Tartu rahukonverents toimus sel aastal 2. veebruaril. Ürituse juhatas sisse õpilasesinduse president Eliise Kull. Iga-aastane üritus oli sel korral läbi viidud pisut teisiti. Näiteringi õpilaste asemel lugesid hoopis vilistlased Mait Lind, Taavi Toomas Tärk, Lisette Kandimaa ja Mait Martinson. Martinson on suursaadikuna esindanud Eesti Vabariiki Hiinas,
Iirimaal ja Valgevenes. Ta rääkis Tartu rahulepingu allkirjastamisest ning selle originaali teekonnast koju. Lisaks ütles ta, kui sa asud kohas nimega Hiina, siis tuleb tõesti rääkida, et meie maalapi iga kivi, olgu siis Tallinna Raekoja platsil või Sindi gümnaasiumi seinas, on väärt 1000 kivi Hiina müüris. Mis maa see on, kord ööse pärast päeva, siis jälle päev on nõnda pikk, et neelab öö. Ühtemoodi mõlemad siin mööda lähevad, kui võõras puhkab, kohalik teeb tööd. 8. veebruaril said algklasside õpilased kohtuda lastekirjaniku Kadri Hindrikusega. Kirjaniku külastuse organiseeris meie raamatukogu hoidja Imbi Jalakas. Kohtumisest kujunes välja meeldiv vestlus kirjaniku tööst ja elust. 3. jaanuaril mälestati kooli aulas vabadussõjas hukkunuid. Lipurivis seisid Sindi noortevolikogu algatusgrupi ja Sindi gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed. Sõna võtsid õpetaja Lembit Roosimäe, Pärnu linnavalitsuse abilinnapea Markus Šorin ja Tori vallavanem Lauri Luur. Te ilmselt mõtlete, miks me oleme siin kahekesi. Anette, räägi. Mina hakkan lugema Eliisele anekdoote ja Eliise ei tohi nende peale naerda. Tudeng läheb ühiselamu komandi juurde. Meie toas on võimatu elada. Õudus. Aga mis juhtus? Hiired, terve suguvõsa. Ei või olla. Lähme ma näitan. Minnakse tuppa. Tudeng viskab leivaraasukesi maha ja kohe ilmuvad esimene, teine, kolmas, siis väike kala ja jälle hiir. On jah, pisut hiiri, aga kust see kala välja ilmus, küsib komand. Nii, hiirtega on asi klaar. Nüüd räägime niiskusest. Eestlane läheb Maximasse ja küsib. Tere, kas teil kärbsepiitsa on? Müüja vastab. Ei ole, meil on ainult singipiitsa ja juustupiitsa. Ma tean kõike, ütles Wikipedia. Ma tunnen kõiki, ütles Facebook. Ma leian kõik üles, ütles Google. Mina olengi see kõik, ütles internet. No, ütles elekter. Ning lülitas voolu välja. Ostis mees iPhone'i, pani pükste tagataskusse ja hüppas autorooli. Äkki käis selja taga krõksti. Tüüp ähmis, mõtleb. Loodan, et oli selgroog. Kas sa liha sööd? Ei. Aga kala? Samuti mitte. Taimetoitlane oled või? Ei. Pensionär. Minu anekdoodid said otsa ja nüüd jätkab Eliise. Pagana vana pagana tagavara ratas. Anna õlu üle õlu. Anna õlu üle õla. Kas ei või margariin olla? Kummitus kummikutega kummutis. Asja aja. See on mingi asja aja ja jaama üle. Vanapagana tagavara rahapada. Saite ära? Vanapagana tagavara rahapada. Kirju kukkires kuuse kõrval kuuri katusel. Esimehe esimene esinemine. Sähsöö see soe seasaba siinsamas selle sooja soostiga. 770 sinist sipsikus sibasid sööklasse sooja saia sööma. Jaanuari ning veebruari jooksul on toimunud palju olümpiaade ning teisi ainetepõhiseid võistluseid. Parimad tulemused olid järgmised. Keemia olümpiaadil Jaanika Kangur 3. koht ja bioloogia olümpiaadil 2. kuni 3. koht.
emakeele olümpiaadil Merili Pilliroog 2. koht ja matemaatika olümpiaadil Martis Šorin 1. koht. Pärnu maakoolide parimad rahvastepalli 1. kuni 3. klasside võistkonnad selgitati välja 16. veebruaril. Meie kooli esindasid Ken Vassilenko, Magnus Hartvih, Milan Lebedev, Reimo Usin, Ike-Joel Järv, Endel Mattiisen, Egert Viidebaum, kes saavutasid 3. koha. 6. veebruaril toimus võrkpalli miniliiga Pärnu maakoolide vahel, mis leidis aset Pärnu Jaagupi põhikoolis. Meie kooli esindasid Kertu Õunapuu, Vanessa Viikoja, Jana Gerassimova, Laura-Liis Kleine, Ketrin Kärg. Nad saavutasid 1. koha.